Armsad sõbrad, tere tulemast Tallinna Peetri kirikusse. Mina olen Peetri koguduse õpetaja Aarel ja ma usun, et paljud teist on selle tänavat mööda sõites näinud küll selle kiriku torni, aga ma ei tea, kui paljud teist on varem siia juhtunud. Küll, et osad on ilmselt olnud ka varasematel jõuluüritustel koos kooliga. Igatahes me leppisime Eerikuga kokku, et on väga hea, kui ma teen teile väikese tutvustuse Peetri kogudusest ja kirikust. Kes pole seda varem kuulnud või on meelest läinud, selle tekib siis väheke täpsem pilt, nii et mõne minuti jooksul ma räägin meie kogudusest ja kirikust. Et kõigepealt seda, et Peetri kogudus sai alguse 20. sajandi algul aastal 1927 ja selle järel linnavalitsus annetas selle krundi, kus peal on praegu Peetri kogudus. Siis see krund seisis üks 10 aastat, kogudus rändas mööda erinevaid teisi kirikuid ringi, kuid oli selge, et oma kodu on vaja, teiste juurde külla niimoodi ära ei mahu. Ja aastal 1937 hakati siia ehitama oma kirikut. Kui te pärast viitsite vaadata, siis kõige tagumises tendi peal on ka fotod, mis seda näitavad. See piirkond oli linna serv, Sõle tänavat praegusel kujul ei olnud olemas, vaid sinnapoole jäi linna serv, sealpool oli täiesti tühi heinamaa, mis minu selja taga suunas. Igatahes 1937 suvel hakati kirikut ehitama ning 1938 aastal enne jõule jõudis ehitamine lõpule. Kirik ehitati siis kohaliku kogukonna poolt annetatud rahaga. Suurima annetuse kiriku heaks tegi vabariigi president Konstantin Päts. See oli 20 000 krooni ning selle raha eest ehitati Peetri kiriku hoonele juurde torn. Seesama torn, mis praegu kõige kaugemale paistab. Kuid vahepeal toimus võimuvahetus, nagu te ajalootunnist isegi olete õppinud, ning aastal 1962 ühendati siis Peetri kogudus Tallinna Toomkogudusega, mis asub siis üleval Toomkirikus. Peetri kiriku ruumid anti kasutada Eesti telefilmile. Seesama ruum oli ka üheks võtteplatsideks. Siin on valminud mõned episoodid ka sellisest pildist nagu Nukitsamees. Ma küll ei tea, millised täpselt, kui siin need dekoratsioonid tehti ja filmiti üht-teist. Ja Peetri kogudus oli üks vähestest ja Peetri kirik, mis nõukogude võimu ajal on tegelikult siiski kinni pandi. Siia juurde veel kõrvalpõikena seda, et esimese vabariigi ajal ehitati ainult 2 uut kirikut. Üks nendest oli Peetri kirik ja teine oli Elva. Nii et siin on midagi nagu erakordselt siin meie linna osas. Igatahes, kui oli see üleandmine, siis toonane juhatuse esimees ja õpetaja Mihkel Liigane, nemad ei olnud nõus üleandmisaktile alla kirjutama ja sisuliselt nõukogude võim rebis selle kiriku siis endale. Kirik ehitati telefilmi tarvis põhjalikult ümber, varad tassiti laiali, siin oli vahelagi siin suures ruumis näiteks. Ja siis läks aeg edasi, jällegi võim vahetus ning aastal 1993, 27. mail peeti Peetri koguduse taasasutamiskoosolek. Mõned liikmed esimesest kogudusest tulid üle ka teise kogudusse läbi selle lünga, mis vahepeal oli olnud. Aastal 1994. aasta jooksul tagastas siis Eesti telefilm konsistooriumi kirikuvalitsuse kaudu teil ka köögil ma palun telefonit panna vaikust. Ma näitan head eest. Aastal 1994 siis kirik tagastati kogudusele
kasvada Põhja-Tallinna kogukonna kirikuks. Tahame seda, et kõik inimesed tunneksid ennast Peetri kirikus teretulnud. Siis veel natukene Peetri elust. Aastast 2005 on alustatud suuremahuliste kiriku taastamistöödega, et anda kirikule nii sees kui väljaspool esialgne ilme. Kirik on siis ka muinsuskaitse all. Sellest ajast on vahetatud kiriku katus, korda tehtud fassaad ja siseruumid, samuti kirikutorni, taastatud tornikiiver, paljugi siin on olnud ka Tallinna linna abi ja mändus. Alates aastast 2008 toimuvad siin kirikus iga laupäeval ka venekeelsed jumalateenistused, see on siis terve Tallinna praoskonna venekeelne töö käib koos siin, nendel on oma luterlik teenistus, erinevalt tavaliselt vene inimestest, kellel on ortodoksi kuuluvus. Ja aastal 2018 toimuvad siin lisaks pühapäeval venekeelse metodisti koguduse jumalateenistused. Need on siis kell 3 igal pühapäeval, metodisti koguduse nimi on Uus Algus. Kirikuruumides tegutseb meil allüürnik sotsiaalkeskus, kus aidatakse rasketes oludes elavaid vene lapsi. Koguduses toimuvad veel memmede hommikud 2 korda kuus, leerikursused, tegutseb oma kammerkoor, kord kuus peetakse deseeri õhtupalvus koos Mustamäe kogudusega. Veel viimaste aastate sündmusi tähistasime koguduse 90. aastapäeva aprillis 2017. Oleme osalenud igal aastal Pelgulinna päevadel ja siis on ka olnud lahtistuste päev, kus linnaosa inimesed saavad kirikuga tutvuda. Oleme osalenud projektis Kirikute öö. Igal detsembri kuul on meil palju jõulukontserte, tere tulemast, neid seisab ka siin veel ees, kaasa arvatud täna õhtul. Siis toimus 2018 lõppes veel üks viimane suur kirikuremont, millega palju asju sai korda. Kogudus teeb koostööd Tampere sõpruskogudusega ja on vastastikused turismireisid. Nii palju siis Peetri koguduse elust. Veel ütleksin seda, et nagu iga idufirma, kes kaasab kapitali, kui tal on hea mõte, nii oleme teinud ka meie. Korjandused on igal pühapäeval ja ka täna, nagu te näete, laevalgus ei põle, see on sellepärast, et nambid on läbi põlenud ja seal nende noorte inimeste taga, kes seisavad, on korvike, kuhu siis te saate annetada, et meil nüüd tuli hakkaks jälle põlema. Annetage sinna nii palju, kui süda kutsub. Siis jah, selle teate ma Eerikult juba ütlesin edasi, et nagu te nägite, on vaja panna vaikseks telefoni, et me saaks kõik kontserdist tunda rõõmu. Aitäh tähelepanu!
ja me vaatame alati huviga, kuidas meil läheb. Ja nüüd me mõtlesime, et kui Põhja-Tallinnas on nii palju sädeinimesi, see tähendab, kellel säde silmas, kes tahavad midagi huvitavat teha, ja koolides on nii palju noori andekaid inimesi, et miks me peame poest ostma postkaarte ja me palusime siis koolidel lapsed joonistada. Me korraldasime siis Põhja-Tallinna linnaosa post jõulukaardi konkurss. Selline ta seal on. Ja ma paluksin esiteks veel mõne rektori, et ta nii aktiivselt kaasa lõi ja teid kutsus siis osalema. Nüüd ma tahaks siia kutsuda Marta Kostinit. Ja tule hea kingitus sulle. Ja ma usun, et hästi paljudes peredes, seal on see kaart sulle endale ka, et sa oled näinud, et see on trükitud, et hästi paljudes inimestel laual on täna mida mina ise joonistan, teine kui natuke keegi juhendab. Ja teil on head juhendajad ja ma tahaks Kiia Põldmetsa siia. Ega sellega asi ei lõppenud, kui Tallinn tahab pöördub uuesti, sest me oleme nüüd otsustanud, kuna see nii hästi välja tuli, siis aastas on hästi palju päevi, on emadepäev, isadepäev, kõik võib Eesti Vabariigi aastapäev, et me hakkamegi lastelt tellima kaarte, sest need on nii vastu.
siis siiski jõulutõenäoliselt Jeesus laps ja see oli nende vanematel tohutu raske aeg. Meil ei olnud ühtegi kohta kuulast vaata. No aga jõuluaeg mahub ka Tallinna pööriga, Tallinna päivises seisaks. See oli aasta kõige lühem päeva pikem, ma olen praegu tavalisega. Olete kõigil nende pööriga? Küsi no mõistelus. Teeme nii, et igaüks ütleb ühes sikli ja siis sina arvad, mis sellest on. Mõista, mis see on? Pii, varr, Kook. piparkook. Piparkookile tegemise traditsioon on väga vana. Esimesed teate, et piparkookis õnnestused võtsikatest meekookidest tulenevad juba vanaehitusest ja Mesopotamiast. Piparkookide valmistamise kõrgaeg oli 16. kuni 18. sajandil, mil arvati, et piparkookide söömine võib hõlpsudust. Aga vanad eestlased ütlesid, et piparkookide asemel on hoopis niisuguse seaküülise leiva, jõuluhoidega. See võeti kogu jõuluajal loomade söögiks. Küsi veel. Mõista, mis see on? See? Kuusepuu on jõulupäeva rääkiva ilustatud puu ehk jõulupuu. Eestisse tuli jõulupuu tuppa toomise traditsioon Saksamaalt. Eestis võeti jõulupuud jõuluraupäevast kuni 3 kuningapäevani 6. jaanuaril. Minu vanem rääkis, et meil oli kombeks võtta kuuskäes või hoopis õles. Mõista, mis see on? Jõuluvana. Jõuluvana. Jõuluvana on tegelaskuju uuemast jõulukoomestikust. Tavaliselt kujutatakse jõuluvana heatahtliku vanamehele, kellel on suur valge habe ja punane mantel. Eesti koomestikus jõuluvana soovib, et talle kingi eest salmi laetakse, küll muud moodi esinetakse. Sõna kuulmatude laste jaoks ja jõuluna vabalt hoida öö üles pitsaid. Mu ema rääkis täpselt sama juttu, aga minu Saaremaal Ja küsin üks mõistatus veel. mõista, mis see on? Käe, kaap, pikk, päkapikk on mitmetes Skandinaavia rahvaste mütoloogias tuntud väikest kasvu inimese tavaline maa-alune. Ei või olla. Kuidas nad siis tubades käia saavad? Saaremaal käib hoopis vanem. Ilm perest oli selline valge, vahendi kasuta ja kõve kett oli ogas. Hakkas teised pikaki ühti jalgu võtmist järele tegema. Ma olin lapse lugeda, see ei tule ei osanud saada. Ole kes, ma näeme nii. Siin laudas, kuulame nüüd. Laul on ilus, kõlab kaugel, kuulame nüüd.
kui on paarisaal, siis saate sellel aastal mehele. Kui on paarikuga, siis tuleb veel aastat. Järgi aasta.
millest pole elustamist ega veel üks Saaremaa vanem jõudnud. Tema oli väike, lehmiku jõudjaks suhteliselt õigad ja jalad segi. See oli hea aeg uute riiete ostmiseks, sest siis sai nendega edetada ja neid teistele edetada. Ja pühad andsid õigastele erilise väärtuse. Aga mis see elustamine puutub? Lasta rääkida, väga huvitav. Väga lihtne. Uute riivaste ei saa sama kui näistada. Siis seisma need kaued. Ära väga. Ahsoo, aga sul on täna uued pilt. Kas ma võin Vaata meelde, et Joosep ja Maarja olid väga vaesed. Poeg võtab juurde järjest kirkile. Äkki näeb seda, mida oma vanemad tegi. No jah, aga sinu vanemad on ka külge. Mulle meeldivad su vanemad. Oh, räägi teile.
sivaldunud ka